jõudnud Hiiumaa rahvarallile, mis on selle hooaja viimane rahvaralli. Et nagu jätkuvalt see hooaeg on läinud, et juba talvise Pandiverega on järjest ja järjest populaarsus tõusnud, alati kõike saagi peale. Üritused on siiamaani toimunud ilusti, olenemata tervisekriisist, nagu meil on, et üldiselt ütleme nii, et suhteliselt hästi, kuigi jah, kahel võistlusel on läinud peaaegu nädal aega võistlustulemuste teatavaks tegemisteni, aga oleme need ikkagi tehtud saanud. Jah, radade valikuga läheb järjest ja järjest keerulisemaks, kus meil ju tehakse järjest mustkatte alla külavaheteid, teed lähevad kiiremaks, peame hästi palju lisatakistusi kasutama ja selliseid mõnuseid pikemaid katseid on ikka järjest keerulisem teha, aga me loodame, et ikkagi korraldajad leiavad veel mõned katsed ja saame mõne hooaja ikka vähemalt teha midagi. Järgmise aasta kohta ma tean, et on mitmed korraldajad huvi näitanud, et tahavad ikkagi jätkuvalt korraldada. Kalendritaotlusi veel tulnud ei ole, et see avataksegi nüüd peale selle ralli lõppemist. Eile oli raske. Eile oli väga raske, asfalti peal ei saanud üldse hakkama. Ja tegelikult meil on mõlemal päeval on probleeme vedrustusega, et me sõitsime praktiliselt nagu kardiga, et amordid jäid põhja kinni ja et siukene üle kivide ja kändude. Ja asfalt pole mulle endale kunagi väga meeldinud ka. Ja ka kruusa peal saime kohe rütmi kätte ja kaardilugejaga kõik klappis ja saime oma O üles ja nagu laabus kõik. Ei, see hooaeg oli üldse huvitav, et ma sõitsin kahe erineva autoga, et ma hakkasin üldse nelikut seast esimest korda sõitma. Sõitsin täitsa sükse auto 24 ostetud Subaru ja sõitma. Ja tuli hästi välja ja siis sai ehitatud sükene natuke parem auto, kiirem auto. Aga eks ma alles õpin sellega sõitmist, et sedasi, ütleme, lõpukiirust veel ei ole kätte saanud. Meil oli esimesed 2 katset läksid hästi rahulikult seal. Pidamine oli hästi hea, seal oli selline robeline asfalt ja väga palju ei olnud märg, aga linnakatsed olid jah, päris keerulised, seal vahepeal oli päris palju nikerdamist ja seal oli libega. Hommikul läks kohe väga hästi, võitsime esimesed 6 katset kõik ära ja katsed olid head, aga teised läbimised olid natukene aukus ja katkised teed ja siis võitsime veits rohkem tagasi, aga viimast 3 katset olid väga lahedad. Viimane oli ka hästi katki, seal võtsime ka tagasi. Ja 10. katse oli hästi äge. No, rahul on sellega, et tuli palju katsevõite ja hoog oli kogu aeg üleval. Ja eks võiks olla veel parem või kindlasti üldarvestuse kohad ja sellist värki, aga jah, enda klass oli okei. Eks algus oli ikka rabe seal asfaldi peale vihmaga ja noored peavad ju kruusakaga ka sõitma, et nagu väga mugav ei olnud, oleks tahtnud kindlasti slikiga sõita. Aga mulle täitsa meeldis, et üks päev oli asfalt, et siis ei olegi nii üksluine ja mulle meeldis. Tänane päev, kohe algus esimene katse oli pikk, mis mulle läbi aegad on väga meeldinud. Üleüldse katsed on väga hästi korraldatud, ei ole palju sellist aeglast nikerdamist, šikaan on minimaalselt, et justkui on näha, et on nagu mingi rallisõitja korraldanud, et ainult kiidusõnad. Kindlasti jään ma rahule esimese päeva siin linnakatsel paari veaga, et sai tehtud poolspin ja korralikult aega kaotatud. Aga üldiselt olen siiski rahul, et kiirus oli positiivne ja kokkuvõttes oli kõik väga okei. See ralli sai alguse sellest, et kui me 2017 nagu klubi lõime, siis meil oli nagu kohe idee, et me tahaksime nagu Hiiumaale uuesti rahvaralli tagasi tuua ja võib-olla ka tulevikus midagi suuremat. Ja siis saigi see ralli nagu kohe alguses oli see kontseptsioon, et me teeme seda pigem nagu sõitjate jaoks, proovime olla, et oleks nende jaoks äge ja et neil oleks tore. Ja see on nagu fookuses kogu aeg olnud, iga aastaga proovime areneda ja võib-olla see ongi siis sellele kaasa aitanud. Ega see rahvarallis on just see radade ehitamine ja selle ettevalmistus on päris keeruline, et hoida need kiirused mõistlikud ja kõik see, et see rada, päris palju tuleb vaeva näha. Eks me oleme kõik siin natukene selle nii-öelda ralliga olnud päris pikalt juba seotud ja siis eks me ikkagi otsime mingeid selliseid lõike ja eks see on nagu niimoodi, ise oleme arutanud ja leidnud, et millised kohad nagu sobiks ja mida kasutada, ja
enamus katseid ju on siiski meil olnud ka korduvalt kasutuses ja eks me nüüd samamoodi kombime uusi katseid ja vaatame, äkki saab veel paremaks.